Tere hommikust! Täna on siis laupäev ja järjekordne live. Ootame esimesed inimesed ära ja siis hakkame toimetama. Tänases tegemisel tervislikud friikartulid, vähemalt minu versioon sellest, ja ma arvan, need on üpriski tervislikud, sellepärast et seal on kontrolli all, kui palju me sinna õli paneme, kui palju me sinna soola paneme, millises õlis me need küpsetame, mis on muidugi väga tähtis, millist soola me kasutame, üpriski tähtis. Seega, ootame siis, kui mõned inimesed veel siia tulevad, siis ma hakkan vaikselt asju välja võtma. Tere tulemast esimestele vaatajatele. Ja kuna inimesi vaikselt koguneb, siis nagu ikka teeme seda asja täiesti toorest peast alustame, ehk siis ma võtan kõik asjad välja, mis mul täna vaja läheb ja teen natukene mõned asjad sinna juurde ka, sellepärast et tegelikult nagu ma räägin, nagu ma soovitan, nagu ma ise tegelikult toimetan, on see, et toitumine võiks ja peaks alati olema mitmekülgne, ehk siis valgud, rasvad ja süsivesikud võiksid seal ka olla. Kui ma nüüd teeksin ainult friikad ja sööksin ainult need friikaid, siis see oleks pigem nagu ühekülgne toitumine. Rasva seal on, süsivesikud seal on, nagu see valku on, aga kell on juba tegelikult nii palju, et mu lõunasöögi aeg on nii või lähedal, seega ma teen endale paar asja sinna juurde ja te võite täpselt neid samu asju teha, sest minu arust sobivad imehästi omavahel kokku. Nii, aga ma võtan need asjad välja kõik ja kui nad on mul kõik väljas, siis ma hakkan rääkima, mida ma täpselt teen. Nii et püsige kanalil. Ma pean tunnistama, et seekord ma tegin tegelikult natukene ettevalmistusi, sellepärast et no kohe räägin. Nii, jah, nagu ma ütlesin, et seekord ma tegin natukene ettevalmistusi, sellepärast et nende friikate tegemisel on nüüd tähtis see, et nad natuke aega liguneksid vees ja mida rohkem, seda parem. Ütleme niimoodi, et alates 20 minutist on tegelikult hea aeg. Et siis, mis siis juhtub, on see, et sellest kartulist läheb välja siis üleliigne tärklis ja mida kauem seda leotate, võib-olla saate isegi kõik tärklise välja ja see omakorda jällegi küpsetusprotsessil tähendab seda, et tulemus jääb krõvedam. Ei pea kasutama meeletult palju õli, saate vähema, oluliselt väiksema õli hulgaga hakkama, aga tulemus on sama, mis kasutades palju õli, ehk siis väga krõvedad kartulid tulevad väga väikse õlikogusega. Ja siin kausis mul on siis umbes pool tundi ligunenud sellised kartulitükid ja mina teen endale sellised, ma ei oskagi öelda, sellised väikse sõrme suurused, ütleme siis niimoodi, olenevalt kui suur kellegi väike sõrm on, aga peaaegu, ütleme sellise keskmise väikse sõrme suurused paksused tükid. Kui pikk ta on, sellel vahet pole, aga kui paks ta on, sellel natuke vahet on. Ja kõik need tükid peaks olema tegelikult ühe paksused, sellepärast et siis, kui me need ahju paneme, siis nad küpsevad ühtlaselt, sellepärast et kui osad tükid on suuremad, osad väiksemad, siis tulemus ilmselgelt võib kannatada selle, kuna osad tükid on täpselt ideaalselt krõbedad, osad tükid ei ole. Mõned tükid võib-olla lähevad seal kõrbema, mida iganes on ju. Seega, kui seda teete, siis võimalikult ühe paksust tükid. Ma loodan, et keegi pahanda, et ma seda protsessi ei näidanud, aga mul tõesti oli valmis vaja teha. Kui keegi soovib seda, ma võin ühe kartuli lihtsalt nii sama teha. Kui keegi seda soovib, siis palun andke mulle näiteks kommentaariga märku, et ma ütlen, midagi keerulist seal ole. Et tähtis on, tegin ma seda sellepärast, et nad saaks mul võimalikult kaua liguneda, sellepärast, et kui ma seda sööma hakkan, siis ma ikkagi tahan nautida ja teile edasi anda selle päris emotsiooni, mis mul sellest esimesest ampsust tuleb. Nii. Ja mis ma sinna juurde teen? Sinna juurde ma teen kolessuausalati, mille retsepti ma muideks eile panin. See on väga lihtne. Ise tehtud majonees, kapsas ja porgand, natuke soola ja ongi valmis. Ja sinna juurde teen ma veel ürdikana ka, sest nagu ma ütlesin, lõunasöögi aeg on lähedal ja ma kavatsen seda võimalust kasutada, et oma lõunasöök varakult ära süüa. Neid asju ma kõiki näitan teile. Kana on mul siin täiesti tavaline toores. Kuidas ma seda teen, seda ma näitan teile. Ja kapsas ja porgand täpselt samuti toored, selle me teeme ka valmis. Aga kõigepealt, nagu tänase laivi nael, on siis friikartulid. Nii, nagu ma ütlesin, need on mul siin ligunenud. Nüüd järgmine asi, mis meil teha tuleb, on see, et ma kurnan need ära. Nii, läheme liigume siia poole. Ma kurnan ära need friikartulid. Ja siis on vaja neid kuivatada, sellepärast et saada veelgi seda niiskust sealt välja, et tulemus jääks veelgi rõvedam, sest nagu ma siin mainisin, me tahame kasutada võimalikult vähe õli, sest friikartul peaks olema tegelikult
kartul peaks olema süsivesikuallikas, mitte nii väga rasvaallikas. Kui te lähete sööte kuskil väljas seda, siis visatakse sinna fritüüri sisse, see on ju jube kaua seal kõik see rasvases praeb on ju, ja siis lõpuks kõik see õli, mis seal on, läheb sinna sisse ka. Aga nüüd siis ärme siin kritiseeri igasuguseid teisi valmistamismeetodeid ja kohti, vaid hakkame tegema nii, nagu meile parem on. Ehk siis tervislikumalt. Nii. Ja nagu te näete siit, variante on mitmeid, kes tahab, võib kasutada täiesti vabalt riidest käterätikut. Põhiline on see, et see oleks ilmselgelt puhas ja värske, et ei jääks mingi kõrval maitseid. Mina kasutan siin köögipaberit, võite vabalt ka seda ise kasutada. Ja siinkohal midagi keerulist pole, vaid lihtsalt niimoodi köögipaberiga siis sellised friikartulid, näitan teile siit natuke lähemalt ka, et mulle meeldivad sellised suuremad tükid, on ju, sellised enam-vähem ühesuurused. Nad ei pea olema täpselt ideaalsed ühesuurused, aga enam-vähem ühesuurused. Nii, ja sellest tegelikult piisab ilusti, sest tegelikult kui need küpsevad, siis juhtub selline asi, et nad tõmbavad veel natukene kokku, on ju. Nii et väga väikseks pole mõtet neid ka lõigata, kes jällegi tahab, kellele meeldivad sellised klassikalised peenikesed, õhukesed friikad, võite ka neid teha. Mina ühe korra tegin, mulle väga ei sobinud see. Aga mitte midagi valesti ei olnud, jällegi maitse asi. Nii, nüüd ma olen siis neid kuivatanud siin natukene, saanud seda vett vähemaks oluliselt ja see on ikkagi toonitan üpris tähtis protsess, tehke seda hoolikalt, on ju. Nii, et päris fööni või millegiga pole vaja. Nii, ja nüüd siit veel see paber on tegelikult, võib veel natuke niiskust sisse võtta, seega ma lihtsalt selle paberiga siit tuupsutan, et saada siit kausist ka võimalik vesi välja. Nii, sellega on ühel pool. Järgmisena lähevad sisse meil sool, mida me paneme siis, mina kasutan seda Himaalaja soola, ja panen siis seda mingi, ma ei tea, paar sellist tugevat näputäit. Nii. Ja läheb ka siia sisse kookosrasv. Mina kasutan siis kookosrasva, jällegi sellepärast rafineeritud, ehk siis see, millel pole maitset, sellepärast, et mulle lihtsalt maitseb see kõige rohkem. Ja kui te ei näinud, siis ma panin siia sisse teelusikatäie, ma saan selle uuesti siia peale panna. Nii, see on siis teelusikatäis sellise kerge kuhjaga kookosrasva ja nüüd lihtsalt segan seda siit ja segan hoolikalt, et see iga kartuli tükk saaks seda rasva endale peale. Sellepärast, et see rasv läheb siia immeb natukene sisse ja läheb igale poole ja see aitab jällegi sellele küpsetusprotsessile väga hästi kaasa, et tulemus jääks krõbe. Nii, see võib natukene siin visata ka. Nii, ja nüüd, ei tea, kui hästi siit näha on, et kõik tükid on ilusti saanud soola ja kookosrasva peale. Nii, nüüd järgmine asi, mis jällegi aitab sellele krõvedusele kaasa, sellepärast, et kui see nagu, kes pole aru saanud, see krõveduse faktor on minu jaoks ikkagi üpris tähtis kui friikartul, et see on, et kõige hullem friikartul on see, mis ei ole krõbe. Ja nüüd te võite jällegi kasutada lihtsalt paberi peale panna, aga mina panen need siia resti peale, kuna mul on ringleva õhu peal see ahjurežiim, millest ma kohe tegelikult plaanisin rääkida, aga ütlesin juba praegu ära, siis ma panen need tükid siia niimoodi lihtsalt, et see õhk, et see kartul saaks nagu igalt poolt saaks seda kuumust. Et ei ole sellist olukorda, et peab pöörama neid, selle nipiga ei pea mitte midagi pöörama. Neid võib oluliselt tihemini ka laotada, aga kuna ma teen siin põhimõtteliselt ühte portsu, võib-olla natukene rohkem, siis laon nüüd päris laialt, sellepärast et ruumiga mul kitsas pole. Nii, mõni kukub sinna vahele ka, las ta jääb, ei ole sellest ka midagi hullu. Nii, ja siis lihtsalt niimoodi laon need friikad siia ära. Siia selle resti peale, kes arvab, et nii suurte vahedega võib laduma, siis tegelikult see ei ole üldse tähtis. Ja nii suure resti peale tegelikult mahub mingisugune 3-4 inimese ports kindlasti. Päris 10 inimese portsu ei mahu, aga samas kui teil on mitu resti, siis mahub ju mitu portsu vastavalt sellele, kui palju mahub ühe peale. No nii. Okei.
Võtame rasvatäpilist maha ka saama kuidagi. Oleks võinud kummikindlaid kasutada. Nii. Ütlen ausalt, see rasv ei tulnud mul kätte pealt hästi maha, aga mul ei ole aega hakata pesema neid käsi siin väga hoolikalt. Kookosrasv nii või naa. Midagi halba ei tee, nii et jätame selle käte peale sisse imbuma. No nii, ühesõnaga, nüüd siis, nagu te näete, näitab veel kord, kuigi ma arvan, et see oli esimene kord väga hästi näha. Ühesõnaga, üks ports on siin ja kui see kõik kokku suruda, siis mahub 1, 2, 3, 4 portsu ilusti. Aga ma jätsin selle ruumi sinna sellepärast, et mul on seda. Nii, ja nüüd, mida ma siis teen, on see, et panen selle ahju. Küpsetuspaber on mul siin all muideks sellepärast, et kui see õli ja rasv siit tilkuma hakkab, siis see lihtsalt tilgub selle paberi peale ja pärast on natukene vähem pesemist. Kuigi pesema peab igal juhul. Nüüd panen selle siia sisse. Nii. Ja nagu ma ütlesin, ringlev õhu peal on mul ja paneme aega esialgu 15 minutit, 12 minutit ja 200 kraadi juures küpsetan siis. Nii. Nüüd siis järgmised asjad, mul on nüüd piisavalt aega, et teha ettevalmistused nii-öelda salat valmis ja kanaga valmis. Kes tahab midagi muud sinna kõrval süüa, lihast või salatist vabalt, aga mina teen siis kolesloo ja kolesloo retsepti ma vist ei olegi teinud, kuigi see on üli lihtne, et siin midagi tegelikult keerulist polegi. Aga näitan teile sellegi poolest ära, kuidas see kõik käib. Ja kellel on küsimusi, siis palun pange need küsimused teele. Ja kuna meil praegu siin selline ülilihtne tegutsemine, siis ma saan nendele küsimustele ilusti vastata. Aga kõigepealt siis kiire kapsas. Seda ma palju ei tee. Kindlasti tahate näha seda ka. Christopher Erik kirjutab, pane mõni teine alus alla. Mis alus? Täpsustan, ma ei saanud aru, mis alusest sa räägid. Nii, aga kõigepealt siis kapsas. Õhukesed viilud on kolesloo salati puhul minu jaoks jällegi tähtis asi, seega nii ma teen ka. Nii, see on siis kapsas ja kohe tuleb porgand ka. Kõik need asjad soovitan mina, nii kapsad kui porgandid soovitan mina turult osta. Sellepärast, et täna hommikul ma turule kahjuks ei jõudnud, ostsin poest, ja tulemus on selline valge kapsas. Kuigi ma käisin turul, siin üks päev hüppasin läbi ja seal olid kapsad ikka väga ilusad rohelised ja ma arvan, et maitse poolest ka natuke paremad. Nii, porgandiga ma näitan teile ühte huvitavat nippi, kuidas mina porgandiga toimetan. Äkki kellegil on kasu sellest. Nii, loputame selle mulla natukene ka kohe maha. Ühesõnaga porgandi kooriaga on siis kooritud. Kõik muld ilusti maha, sellepärast, et kolesloosalat ja muld ei käi eriti koos. Ja mida ma siis teen on see, et mitte ma ei hakka seda porgandit hakkima, kui selles pole midagi valesti, võib riivida ka, aga mina panen lihtsalt edasi siin julgelt selle kooriaga. Ja sellega ma saan ilusad õhukesed viilud ja see ausalt öeldes ei oma minu jaoks väga suurt tähtsust, et need kõik ühesugused oleksid, sellepärast, et maitse jääb hea. Ja siit niimoodi, kui porgand on ju kooritud, siis lihtsalt selle kooriaga jätkan siit samamoodi ja tulevad sellised ilusad rattad. Ja lõpuosa siis kergelt noaga ja õhuksed viilud. Pigem sellised imelikud tükid, aga toitu pole vaja raisata. Tavaliselt seda osa visatakse liiga palju ära, kui ma kokana töötasin, siis ma nägin ka, et kohe, kui enam kinni korralikult hoida ei saanud, siis juba nii palju porgandist, ja võtame seda mingi mitme kilo peale, ja seda lendab sealt ikkagi päris palju prügikasti, nii et toitu pole mõtet raisata. Kasutada võimalikult palju sellest ära. Nii,
ja nüüd läheb siis pipar. Siia sobiks paremini tegelikult selline purustatud, mitte jahvatatud pipar, sellepärast et see annab natukene rohkem maitset, kui see tükk hamba alla satub. Ja siis koguse peale panen siis ise tehtud majoneesi, video leiate ka ilusti. Nii, panen siia natukene rohkem seda, selline 2 supilusikatäit. Ma panen siia natukene seda majoneesi vähem, kui ma tegelikult paneksin, sellepärast et ma tahan neid kartulite peale ka natukene majoneesi saada, et see on minu teema, et mulle maitseb majoneesiga. Nii, ja selline siis on imelihtne kolesterolsalat. Hästi lihtne valmistada, kapsas, porgand, ise tehtud majonees, vitamiin, mineraalid, kõik jutud olemas. Super asi, aga soovitan kindlasti proovida. Täpsem retsept ilmus siis eile ja tegelikult juba ammu ka, ehk siis proovige seda järgi teha. Nii, ma vaatan mõned küsimused. Võt, nii. Christopher täpsustas, Mari-Liis aitas mind välja. Toomi, sa küsid, et kas ma olen seda varem teinud, kui sa mõtled, et kas ma olen teinud neid friikartuleid varem, siis jah, aga sellest on nüüd tegelikult natuke aega juba möödas, et ma ei ole neid friikartuleid teinud siin päris mitu kuud. Aga viimati, kui ma tegin, siis tulemus oli väga hea ja ma loodan, et seekord tuleb tulemus sama hea. Nii, vabandust, ma niimoodi ära kadusin. Aga järgmisena teen siis ettevalmistan selle kana. Muu ma võin ära panna, sest seda vaja pole. Ja nagu ma ütlesin, ma teen ürdikana. Ja see on jällegi väga-väga lihtne. Ma lihtsalt praan need lõikan kanatükid valmis, praan need ära. Muidugi selle toiduga sobiks hästi, väga hästi kananagitsed, aga ma arvan, et läheb võib-olla natukene liiga rammuseks kätte ära. Aga seekord siis ilma paneeringuta tulevad need kanatükid. Ja mida ma siis teen, on väga-väga lihtne. Ma ütlen alati väga-väga lihtne ja ma loodan, et see tegelikult on ka väga lihtne, et kellegi ei valmista seda probleeme. Nii. Kõigepealt võtan selle kanas selle imeliku osa ära, kus natukene mingid asju peale liha ka on. Ja siis lihtsalt lõikan siit sellised nagitsate suuruse, nagu ma nagitsaidki tegin. Lõikan tegelikult sellised täiesti tavaliselt. See on siis üks kanarind, mille ma ära sain umbes 220 grammi. Sellised tükid on ju, need me praeme ilusti õigesti ära, et see tulemus jääks siis hästi-hästi mahlane. Korraks vaatan, kuidas friikartulitel läheb. Ma teen ka ära, siis ma näitan teile ka. Nii, kohe vaatame. Okei. Nagu näha, siis tegelikult midagi väga ei toimu. Aeg on kulunud 4 minutit ja õli siit juba tegelikult tilgub, nii et see, et ma selle paberi sinna alla panin, oli tegelikult õige tegu. Aga laseme selle 4 minutit veel ära olla, on ju, ja siis vaatan, palju ma sinna tegelikult aega veel juurde panen. Kanaga ma veel ei alusta, sellepärast, et see kana läheb imekiiresti saab valmis. Ja nende friikartulitega on niimoodi, et ega neid tegelikult väga jahtuda ei tasu lasta. Kohe, kui valmis on, peaksid muud asjad valmis olema, et siis kohe sööma hakata, sest siis nad juba taldriku peal jahtuvad ja sa saad seda maksimum, seda krõbedust tunda. Ja kui nädalavahetusel oli plaanis minna friikartulit kuhugile võib-olla mitte kõige tervislikumasse kohta sööma, siis ma arvan, et kui sa seda proovid, siis sa vist tahan kunagi sinna minna. Nii et tehke endale teene, aidake endale kaasa sellest rämpstoidust loobumisele, tehes ise tervislikku varianti. Siin hetkel praegu rohkem küsimusi polegi. Kui kellelgi on küsimusi, siis palun andke julgelt märku ja saan nendele küsimustele vastata. Keerasin natukene temperatuuri juurde,
sellepärast, et praegu kuidagi 12 minuti kohta läheb juba aeglaselt, kuidagi see protsess käib. Panin 250 kraadi juurde ja võib-olla see peakski 250 kraadi olema. Et ma võib-olla ise ajasin sassi, aga kui keegi tahab mulle seda äkki välja uurida, siis kui te lähete näiteks Google'isse, mida ma võin tegelikult ise ka ju teha, ja vaadata, et mis mul seal kirjas oli, kas 200 või 250. Ma peaks ise tegelikult vaatama, aga ma ei tea, kus ma arvuti on. Seega jääb teiseks korraks. Aga praegu ma alustan siis vaikselt juba tegelikult kanaga, sest selle kanaga läheb üks 5-6 minutit ikka ja kuna ma lisasin sinna praegu temperatuuri, ahjule panin kuumust juurde, siis võib-olla saab varem valmis ja kõik peaks asi olema ühel ajal valmis. Pliidi ma panen keskmise kuumuse peale, sinna läheb mul nagu ikka kookosrasv, selline teelusika täis, rohkem pole vaja, sellest täiesti piisab sellele kanale, võib-olla kui vaja, siis lisame hiljem juurde natukene. Nii, ja Tommi, su küsimus on ikka 2 korda siin pandud, et kas ma olen seda varem teinud, et mida, mul on 230, no sellepärast läkski nii kaua. Ühesõnaga, tänane live tuleb natukene pikem ja tuli väikene apsakas sinna sisse, aga eksimine on inimlik, juhtub. Nii et mõned minutid lihtsalt läheb ajus kauem ja ma ise hakkasin ka kahtlema, kui ma seda vaatasin, et kas kõik on päris õige ja tuli välja, et kuumust jäigi natuke väheks, aga nüüd see kartul, kuna ma panin kuumust juurde, ma näen, et hakkab see pruun värvsene kartulitele tulema, seega lähen vaatame korraks seda. Läheme korraks. Nii, ma ei tea, kui hästi siit näha on. Ma pean tunnistama, et ega mul see väga puhas nüüd ei ole, siin on ju 1 minut järgi ja siit ma võin julgelt panna kohe panen 6 minutit juurde, panen 5 peale. Nii. Ja nüüd siis lasen rahulikult neid siin 5 minutit olla. Selle ajaga saab mul ju kana valmis. Ja ma vaatan, kes see tubli inimene oli, kes mind välja aitas. See on Karina Kuuskmann. Super tänu sulle. Like ka sellele, et sa viitsisid vaadata. Aitäh, tõesti aitäh. Nii, aga nüüd siis kohe hakkab kanapannile minema. Siin jube lihtne, ainult see maitsestamise osa on selline eriline, ütleme siis niimoodi, kuidas ma seda teen. Aga praegu hetkel läheb kõik lihtsalt sool ja pipar. Ja natukene ventilaatorit paneme ka. Nii. Ja ainult kuuma panni peale tuleks panna need kanatükid sellepärast, et me tahame ka, et kana oleks krõbe. Aga seest peaks kana pehme olema, seega läbi küpsetada me seda ei taha. Ja mida ma siis teen on see, et kõigepealt panen kuuma panni peale, lasen ühele poole selle tekstuuri, siis lasen teisele poole ja siis keeran kuumuse maha ja jätan selle kana sinna rahulikult järel küpsema. Et see on selle asja võti, kuidas siis saada see krõbe kana, aga ilma selleta, et sa pead seda nii julmalt praadima, et lõpuks ongi sul see kana. Ja kuna ma teen kanarinda, siis ega kanarinde ei ole kõige mahlasem, kui seda õigesti ei valmista. Seega see kanarind tuleks valmistada õigesti, siis ta on mahlane ja siis seda on alati meeldiv süüa. Ja kanarinna maitse, nagu ma ütlesin, tegelikult on suht maitsetu, nagu kana jalal on ikkagi mingisugune maitse minu juures ja sellele anda uut maitset peab kasutama oluliselt rohkem vürtsi ja metoodikat, et siis seda maitset nagu maskeerida. Aga kanarinna puhul on jube lihtne, kuna ta on iseenesest nii maitsetu, on nii. Okei, õli on piisavalt kuum ja näitan siis, kuidas ma need siia panen ja alati, kui te panete kana või mingit liha panni peale ja kui see on kuum, on ju, siis alati see tükk tuleb panna niimoodi, et see on teist eemale, okei? Mitte ei viska, on ju, või ei pane seda otse, sest õli võib pritsida, paned ühe otsa maha ja siis endast eemale nii-öelda. Saate aru, mis see tähendab, on ju? Nii, siit endast eemale.
ja kui võimalik, siis tehke praadige neid kanatükke niimoodi, et nendele jäävad väiksed vahed. Sellepärast, et kui need väiksed vahed siia jäävad, siis ei teki seda auru siia vahele ja need kanatükid ei hakka nagu justkui veega koos siin küpsema, ehk siis kergelt öeldes keema. Nüüd võib natukene eraldi edasi lükata. Kui te tahate, õigemini õige oleks kasutada siin mingisugust vahendit, köögitange, näpitsaid, midagi sellist, et turvalisem olla. Mina siin olen teinud seda söögivärki päris kaua juba, ehk siis see on tuttav olukord mulle, midagi juht, eks ma ikka olen õliga ennast kõrvetanud, on ju, aga praegu hetkel ei ole seda juba juhtunud. Nii, ja nüüd siis maitseained lähevad see peale, panen kuumust köögis juurde, panen siis pipar ja sool. Mõlemad selline 2 näputäit ja kana ongi maitsestatud. Jällegi üleliigset soola pole vaja siia panna, sellepärast, et me tegelikult loome selle päris maitse hoopis nende ürtidega, mis ma sinna peale panen. Need ürdid on juba vanad ja tuttavad, aga hetkel on need mul suured lemmikud, seega ma ei saa, mitte ei saa, vaid ma lihtsalt ei ole hetkel midagi muud kasutanud. Nii, vaatame korras friikaid ka. Ma vaatan kõigepealt ise ja kui on midagi jagada head, siis ma näitan teile ka. Okay. Friikad on valmis. Sai kuumust lisatud. Nagu te näete, siit midagi oleks lahti ka, võib-olla uduseks tõmbab natukene. Nii, sai kuumust lisatud ja saate sellised pruunid, aga nüüd ongi see hetk, kus ma pean kinni keerama ahju ja jätma need friikad siia lihtsalt siia küpsama. Ja jube krõmpsud on ühesõnaga kuumus on maa. Las nüüd olla. Mul saab see kana ka paari minutiga valmis. Salat on juba valmis. Hakkas ahiga tööle. Ja kohe on kana ka valmis, need friikad. Kui valmis saate need ja praegu mul läks siis 16 minutit, millest 12 minutit oli 200 kraadi juures ja viimased 4 minutit oli siis, umbes 4 minutit oli siis 200 peaaegu 50 juures. Aga tegelikult, nagu Karina kirjutas ja kui te retsepti vaatate, siis sealt on tegelikult algusest peale võiks panna 230 kraadi ja siis on täpselt see sama aeg, mis retseptis ka kirjas on. Aga te saate seda vaadata, kuna ahjud on erinevad natukene, siis see aeg võib olla tegelikult natukene lühem või natuke pikem. Tähtis on see, et te esimene kord, kui te teete kodus oma ahjuga, siis te hoiate silma peal ja te teate täpselt, mida te teete. Natukene kuumust juurde. Kana on mul valmis umbes 3 minuti pärast. Väiksed tükid, suht õhukesed, umbes sellised sentimeetri paksused, need küpsevad 5 minutiga maksimaalselt ära. Praegu käib mul siis aktiivne ümberpööramine. Ja selline selline kergelt pruunikas tekstuur sobib väga hästi. Pannil on kuumust korralikult, nagu ma ütlesin alguses. Sellised tükid. Selline kergelt kuldpruun. Ja kui juhuslikult keegi just hakkas praegu vaatama, siis seletan kiiresti üle ka, et mida ma siis teen, on kõrge kuumusega lasen sellele kanale umbes 2 minutit ühelt poolt, maksimaalselt 2 minutit teiselt poolt, siis ta tõmbab sellise hea krõbeda tekstuuri peale ja siis jätan järele küpsama, sest te tahate, et see kana oleks keskelt hiljem pehme. Ja nüüd võtsin nagu tegelikult selle kuumuse maha, pannid täiesti maha, sest rohkem polegi vaja. Nii lihtsalt see käibki, kui te teete väiksemat kortsu, väiksemat kogust ja suhteliselt suure panni pealt, siis seda kuumust jagub ilusti igale poole. Ja nüüd hetkel ta mul siis siin järel küpseb ja teiselt poolt võin näidata siis mõnda tükki.
teiselt poolt. Ai, tilgub. Okei. Aga see ei olnud nii hull. Liia küsib, et palju kookosrasva päevas on tervislik. No ütleme, kui sa toidu tegemisel kasutad ja kui sa vaatad minu retsepte ja kui sa kasutad enam-vähem sellise koguse, mis seal kirjas on, siis ebatervislikkusel ei ole midagi, kui sa kasutad rohkem. Seega, kui sa jääd mõistuse piires ja kookosrasv samamoodi tegelikult on ju kalorid kõik, kõikide teiste kaloritega koos, on siis tegelikult kookosrasv ju samamoodi lisab sinna päevasele kalorasile ja kui seda liiga palju süüa, siis võib tekkida natuke ülekirjut. Aga nüüd on vaja kartuli välja võtta. Väga mõnusad. Ma ei tea, peaks näitama teile ka. Nii, aga näitan siis teile kartuleid. Nüüd ma võtsin nad välja ja siit tuleb nii palju sooja veel selle panni peal. Ja siit näete. No, sellised need on. Millegi kõrbe ma ei läinud. Kui te täpselt retsepti jätate nii suured tükid, siis ei lähe teil ka see midagi kõrbema. Aga ühesõnaga friikartuli maitsmise emotsioon tuli juba ära, et ühesõnaga väga-väga head on. Aga nüüd siis on aeg maitsestada kanakaela ja hakata sööma. Ja kana peale ma panen 4 ürti. Ja neid ürte, nendest ürtidest on saanud minu suured lemmikud. Seega neid te olete juba varem näinud, aga kõigepealt siis läheb koriander. Ja neid ma panen lihtsalt siia peale, aga ma lubasin kellelegi, kes kirjutas mulle ükskord, et ma näitan seda kõike ja ma pean oma lubadusest kinni. Nii, kõigepealt läheb siis koriander ja see läheb nüüd siia viimasena sellepärast, et ma ei taha neid maitsetaimi, neid ürte, ma ei taha neid läbi kuumutada. Esiteks maitse pärast ja teiseks tervislikkus. Nii et järgmine, see mis ma siia panen on küüslauk. Kes tahab kõiki neid asju värskelt kasutada, tehke seda. See on veel parem kui see, mis mina siin teen. Nii, see oli nüüd chili ja nüüd viimase asjana läheb mul siia peale petersell. Ja kui ma räägin ürdikanast, siis mul meeldib neid ürte ikka siia palju panna. Tegelikult võiks veel isegi rohkem, aga ma arvan, et sellest piisab. Nii, ja nüüd ma lasen neil siin sooja peal lihtsalt natukene olla, panen nii kaua need ürdid ära. No nii, hakkame siis serveerima. Okay. Kõigepealt siis lähevad friikartulid ettevaatlikult, kuna see võib veel kuum olla. Minul on siin tegelikult ilusti kõik ära jahtunud. Neid kes tahab ahjukartulit niisama teha ja mõtleb, et see on täpselt sama ilma selle leotamise ja kogu selle protsessita, siis päris nii see ei ole. Et see leotamine, see vähene rasv, see sool, kõik see õige suurus, see tegelikult annab kõik jube palju kaasa. Järgmiseks siis väikene ürdikana ka. Ürdid siit pealt. Nii, sorry.
kadusin ära nüüd natukene, aga toit on siis serveeritud, olen valmis seda sööma. Tundub päris suur ports, aga tegelikult minule on siin täiesti piisav kogus ja see nüüd pole toitumiskavas sees, aga see võib väga vabalt toitumiskavas sees olla. Kui teid see huvitab, siis andke lihtsalt märku ja ei ole probleemi, panen selle sisse. Nii, ja nagu ma ütlesin, ma võtan majoneesi, võtan ka natuke kõrvale kõigest selline teelusika täis, et siis friikartulit sinna sisse natukene kasta. Aga näitan siis ühe korra veel, kuidas mul see asi siin välja näeb. Selline ta on. Nii. See on. Ja ei ole mõtet, kui kellelegi tundub see väga isuäratav, maitsev, et tahaks ka, siis tehke täpselt sama asja. Ma tegin ise selle ju praegu valmis, mul läks selleks, koos seletamisega saaks tegelikult natukene kiiremini, on ju, aga tegelikult seda toimetamisaega läheb see ülivähe ja nii lihtne see tegelikult ongi. Ja ma hakkan seda kohe sööma ja sa võid seda täpselt seda sama toitu süüa, kui sa lihtsalt natukene panustad sinna, on ju. Ja ma garanteerin sulle, et kui sa seda sööki sööd, siis muutuvad igasugused sellised muud ebatervislikud toidud väga mõttetuks, kuna see on lihtsalt nii maitsev. Aga ma võtan siis traditsioonilise esimese ampsu ka ära. Friikartulid on krõbedad, täpselt nii nagu nad olema peaksid. Krõmsuvad täpselt nii nagu nad krõmsuma peaksid. Nii et sorry, aga mina kuskil väljas küll friikartulid hea meelega ei söö, kui need juhuslikult ei ole samamoodi tehtud. Proovige järgi, siis te näete, et tervislik toitumine on tegelikult palju maitsvam kui ebatervislik toitumine ja kui kasulik see teile tegelikult olla võib. Ürdikana ka. Super. Ja muidugi kolesterooga. See kõik sobib siia üli hästi. Ma loodan, et nüüd, kui see live ära lõpeb, et te lähete, ostate samad koostisosad, milleks on siis kartul, mida võite siis segada erinevate õlidega, mina kasutasin kookosrasva, võite ka oliivõliga teha, kui keegi tahab. Kapsasporgand, kui te tahate majoneesiga seda teha, ise tehtud majoneesiga, siis retsepti te leiate kodulehelt ja siis kanarind ja siis erinevad ürdid, kuidas te seda maitsestada tahate. Minul on siin tšilli, koriander, küüslauk ja petersel. Need on kõik külmutatud kujul, aga maitse täpselt sama hea nagu värskel kujul. Nii et nagu te nägite, üli lihtne ja proovige see asi järgi ja ma vastan üle küsimusele ka ära. Viia küsib, et kas ise tehtud kartulisalat on okei, kui kasutada sinki ja ise tehtud majoneesi. Muidugi, okei. Kui see nüüd ise tehtud majonees on ikkagi tervislik, on ju, ehk siis kui sa teed näiteks minu majoneesi, kindlasti on võib-olla teisi tervislikke retsepte ka, ma ei ole nendest väga teadlik, aga see on küll okei. Ja mul on isegi kartulisalati retsept olemas ka, kus on ise tehtud majonees, sa võid selle järgi teha. Nii et, aga kui sa paned ise sinna mingid head komponendid sisse, siis on ka super. Ja kui sa selle majoneesi ise teed, mitte ei kasuta mingit jama. Nii, siin on mulle väga palju head isu soovijaid juba. Ma tänan teid kõiki ja nüüd, et see toit siis rohkem ei jahtuks, hakkan ma seda sööma. Ja see on see koht, kus ma siis laivi ära lõpetan. Nii et ma loodan, et te katsetate järgi, sest see on tõesti maitsev toit ja te võiksite seda sama maitset tunda, mida kohe mina siin nüüd tundma hakkan. Nii et kõigile ilusat nädalavahetuse algust tegelikult ja head nädalavahetuse jätkuga.